Iseenesest jah, see koolituse osa on nüüd läbi, et nüüd on... Jaa, selline nii-öelda vaba arutelu. Vaba kava. Nüüd algab tants. Et ma istun siia poole, Alo poole siis. Ma istun siia serva peale. Me oleme selles kaameras seal. Nagu sa näed. Me oleme nüüd see, mis seal suurel ekraanil on jaa, see pilt on suurel ekraanil. Selle mõttes see on, vaatajatel on sealt see kaamera. Võtab. Istume siia. Tähendab, et mina tegelikult, mis ma tahtsin natukene arutleda siin kuulajatega Aloga ka on see tegelikult, et need samad kalded. Et mina oma koolituste tihtipeale räägin seda, et praegu on kalle 1.40, aga ma väga selgelt tähen seda, et me peaksime neid kaldeid võib-olla muutma järgmises standardis, et vastavalt sellele, mis materjali me kasutame. Et näiteks bituumenmaterjal on, sellel on see vee äravoolamine tunduvalt keerukam kui need plastmaterjal, mis on libedam, et 1.60 kalle seal täitsa okei, samas bituumeni peal see 1.40 võib olla täiesti õigustatud, et mis sa Alo arvad sellest? Bituumenil on lihtsalt juba reserv, kui on korralik materjal, on 4-5 sentimeetrit, Kesk-Euroopa materjalidel isegi, sentimillimeetrit, Kesk-Euroopa omal isegi 6-7, et seal lihtsalt on takistused suuremad. Aga selle kallete vähendamisega on meie need hagijad siin Soome silmaklappidega järelevalvet, kes haagivad sellest 15 millimeetrisest lambist kinni ja lamp on visuaalselt nähtav asi. Ja siis saab ju meetrise loodiga kaldeid kontrollida ja lambi kohtadest sääsest elevante teha. Et veel korra rõhutan, et lampide mõju katuse ka hüdroisolatsiooni kihile rääkimata ülejäänud kihtides on suhteliselt tühine. Et kogu 28-aastase mainitud kuulsusrikka karjääri jooksul ei ole olnud ühtegi objekti, kus oleks lampidest või kalletest olnud mingisugused läbijooksu probleemid, ammugi mitte niiskustehnilised probleemid. Jaa, see on väga õige seisukoht Alol ja see on ka katusõidu seisukoht. Ja standardis on see viga, et meil on kirja panemata see, et meetrise loodiga katuse kaldeid ei mõõdeta. Aga kes soovib, saab alati teha järelpärimise ja siis tulebki selline vastus, et alla 2 meetri loodiga ikkagi katusele ei ole mõtet minna, võiks olla veel pikem. Et see on küll see teema, mis on siin, mõne kurikuulsa järelevalve tõttu sees. Lihtsalt siin aeg-ajalt saab neid ekspertiise lugeda, mis tegelikult ei päde ja kahjuks. Et lihtsalt ütleme nii, et liidu soov on kindlasti seda teadlikkust tõsta, parandada, et meil on siin 4 koolitust siin katuste teemal põhimõtteliselt, et ma arvan, et see on kindlasti üks samm, et teha seda, tõsta seda teadlikkust, siis on veel tegemisel tegelikult projekteerimislahendused, õigemini inseneride õpe, koostöös Tanika Tehnikakõrgkooliga, kus me siis tegelikult loome 3D sõlmede mudelid, et tulevased insenerid juba saaks õigeid sõlmi õppida, et see on praegu selline, see on asi, mis on töös. Et sa Alo näed ka igapäevaselt ju seda, et kui palju tegelikult meil on neid probleeme, et ka kõige lihtsamate sõlmedega, sellepärast, et kuna arhitekt või projekteerija pole neid välja joonistanud, ehitaja pole osanud neid teha, ja siis kokku on üks suur jama lõppkokkuvõttes. Neid sõlmi üle aru palju projektis ei ole ja paljude projektide juures on erandeid, on ka pädevaid sõlmi, aga paljud sõlmed on eriti arhitektide poolt joonistatud, on nii, et juuksed tõusevad püsti ja kõik alarmituled armatuurlaua peal kisavad ja vilguvad. Ja siis ehitaja hakkab nende jooniste järgi, kõigepealt naerab ja siis hakkab odav materjalid ja odav lahendustega ellu viima. Kord pean ennast veel korra kordama, et enamus piirdetarindite ekspertiise võib kokku võtta, et odav katuse ja odav fassaadi sündroomid, tehniliselt nõrgad liited. Ja see tuleks mul ühe asja meelde, mis ma tahtsin ka võib-olla teemaks võtta, on tegelikult need samad terrassid. Ja Alo näitas sinust meil ju asja pilte terrassi sõlmedest ja rennidest terrassi ukse juures. Ja kui me loeme standardis, seal on kirjas, et ukse kõrgus terrassi pildest peaks olema 15 sentimeetrit. Ja tihtipeale tehakse meil Eestis siis seda vigurit, et tehakse selle ukse ette renn, terrassi ukse ette, fassaadi poole, maja poole tehakse see renn, et saavutada see nii-öelda standardinõue, see 15 sentimeetrit sinna ukse alla
ja vesi juhitakse samamoodi sinna ukse alla, aga ei arvestada sellega, et see renni suurus on vale, selle tehnoloogia on vale ja seda ei suudeta veekindlalt teha. Materjalid on probleemsed ja kokkuvõttes on hetkel, mina ütlen, Eestis renni projekteerimine maja poole väga halb mõte. Nagu tõsiselt halb mõte, kui seda ei ole korralikult läbi mõeldud, et enamik neist tekitab probleeme juurde, kuna me juhime selle vee sinna maja juurde ja siis see lahendus, mis seal tehtud on kas paremal juhul poolik. Selle taga on jälle inseneeria. Maja seina ääres olev renn ei ole katuse pinna pealt vee vastuvõtmiseks, nii et katuse kallet ei teha selle renni poole. Katuse kalle tehakse selle renni poolt eemale. See on seina vee vastuvõtmiseks see renn. Ja renn äravoolude taga on tõsine inseneeria. See ei ole nii, et joonistad lihtsalt ilupildi peale sisse või joonistad kuskile lihtsalt kuidagi moodi ta sisse. Ta peab teadma, mis kihtides ta peab olema. Neid renne, mis tehakse hüdroisolatsiooni kihi sisse, need on ainult lühikesed üksikud juhtumid. Enamus renn äravoole pannakse hüdroisolatsiooni kihist kõrgemale. Et meie projekteerijad ja arhitektid seda ei tea, siis need igasugused imelahendusi, et nad on kuskilt võib-olla ka siinkõneleja loenkult kuulnud, et on olemas renn äravoolud ja maru head asjad ja et Karu juba rääkis, et see peab ikka õige hea olema ja muudkui joonistame sisse, aga unustatakse ära, et seal taga on, et selleks tuleb kutsuda keegi eriala spetsialist siin, kas Bielefeldid, Karud, Bonderid, sellised kohale, kes ütleb, kuidas see värk käib või siis võtta inseneri lahendused. Ja müügifirmadega on muidugi see, et need kipuvad, paljudel müügifirmadel on, et nad esimene asi ütlevad, jah, saab küll ja siis hakkavad vaatama, kas ikka saab, et peamasi on maha müüa, et on siin igasugused nalju tehtud, näiteks väga hea treenimattide asjatundja on müünud treenimatti sellepärast, et katuse sisse pandi see betoonikiht ja et betoonikiht saaks nüüd välja kuivada ilma probleeme tekitamata, siis seda siis võeti nii kui siis katuse tuulutust, et selle jaoks pandi treenimatt, selle peale annab ikka tulla, et ma arvan, et Lääne-Euroopas naerdaks välja sellise lahenduse pärast, kui oleks igate pidi olnud võimalik teha kuivade materjalidega see terrassi lahendus. Ja Alo nüüd tegelikult kaks päeva põhimõtteliselt oled meil rääkinud siin sellest lamekatuse standardist. Ja me kõik teame, sina tead, mina tean, teised teavad, et tegelikult meil on seal palju parandamist ajad asju, et sujuvalt on töös loomulikult sellesama standardi uus versioon, mis siis loodetavasti mõningate aastate pärast jälle ilmub, kus me parandame olemasolevaid vigu ja teeme loomulikult ka uusi sisse kohe. Et see on nagu ka selge. Ja mis ma tahaks öelda? Ma tahan öelda seda, et sellel aastal on, kes minu loengust siis nägi siin 2 nädalat tagasi, siis ma näitasin neid uusi standardeid, mis on tulemas ja me tahame nüüd siin jooksvalt ära parandada need kalkkatuse standardid, nii-öelda uuendada ära, mitte parandada, aga siis ütleme uuendada ja ühtlasi parandada. Et loomulikult teretulnud on igasugune tahtmine selles kaasa lüüa, erialane teave on väga teretulnud, et saaks need kalkkatuste standardid ka uuemad ja paremad. Siin tuli üks küsimus mulle või üks diskussioon selle eelmise standardi või loenguga seoses, mis ta oli 932 või 23? 32, jah. 32. Sellega, et vaatasin teda põgusalt üle, et seal survestatakse meid kasutama Soome inseneeriat ja Soome marketingi sisuliselt. Olgugi, et asja mõte oleks justkui hea. Ja siis tekkis küsimus, et kuidas me saaksime nüüd ikkagi seda Kesk-Euroopa inseneeriat rohkem siia Eestisse. Selle valdajaid ja selle propageerijaid on ülivähe tegelikult, ega peale kolleeg Bielefeldi iseenda võib-olla siin Marko ka ega väga ei teagi neid, et esimene asi on raha. Et meil puuduvad selleks vahendid, teiseks puuduvad meil ka, mina ka ei ole saksa keele oskusega insener, Allar on, puuduvad saksa keele oskusega insenerid, et on vaja kõigepealt osta see inseneeria. Raamatud maksavad seal 50-100 euro vahel, aga siin standardid võivad ka rohkem maksta, aga on vaja nad ära tõlkida ja mis kõige hullem on vaja saada luba nende tõlgete avaldamiseks ja nendele tuleb kindlasti teha ka toimetamine, et näiteks siin on küsitud, et miks te ei loo kasutatavate haljaskatuste standardit.
Selleks, et seda luua, on 2 aastat aega vaja kõigepealt, siis läheb 3. aasta igasugustele küsitlusringidele ja toimetamistele, kaasa arvatud keelelistele toimetamistele, igasugused tõlked ainuüksi ja konsultatsioonid. Julgen pakkuda, et niisugusele tõsisele teemale vähemalt 100 000. Aga kes oleks nõus seda tasuta looma, et me oleme siin kõik teemed entusiasmist, kui keegi paneks 200 000 laua nurga peale, tõmbaks enda tegevuse kokku, hakkaks ainult sellega tegelema, võib-olla jõuaks paari aastaga, aga nüüd iseenda ajast ja teine asi siis ilma igasuguse motivatsioonita seda teha, ja kõigi muu töö kõrvalt ei jõua valmis ka 10 aastaga ja teine asi, et me oleme hoidnud praegu seda kasutatavate katuste infot siseringis. Eestis on olemas inimesed, kes tunnevad, teavad piisavalt nendest, nende käest on võimalik seda osta, aga miskipärast meie arendajad, arhitektid, projekteerijad, ehitajad, kõik tahavad seda informatsiooni saada tasuta. Et päris tasuta ei saa, aga Kesk-Euroopa inseneeri on ju avalikult kätte saada, minge ostke, lugege läbi, tehke, aga kui tahate nüüd kandiku peal ette läbi nämmutatuna ja kommenteerituna eesti keeles, siis lihtsalt paratamatult peab keegi selle kinni maksma, et ega mitte mingisugust põhjust ise selle nimel väga pingutada, et nüüd lihtsalt kõigile üldkasutatavana see kätte tuua. No ühtepidi on meile siin ka esitatud küsimusi, et miks me lihtsalt ei võta näiteks Lääne-Euroopa siis valmis standardit, näiteks saksa tinni, et ära ei tõlgi eestikeelseks ja et annamegi töösse ja ongi nii. Lihtsalt sellepärast, et siis Eestis ehitatakse enam näiteks katuseid, sest see on need nõuded just rahaliselt ei ole Eestis lihtsalt vastuvõetavad hetkel, et me üritame alati kõikide nende standarditega, mis me Eestis oleme loonud, leida selle kompromissi, et kus on see kliendi rahaline võimekus, kus on see ehitaja rahakotis lõppkokkuvõttes, mida ta saab lubada, mida mitte sinna ehitada. Ja siis ütleme nii, et võimalikult siis optimaalne lahendus selle vähese rahaga teha siis natukene parem asi, et iga standardiga me üritame minna paremaks võrreldes eelmisega, et muuta seda asja, ütleme nii, et pikemalt kestvamaks. Et siin need päiksepaneelide teemad, mis on siin see viimase 5 aasta teema, see on tegelikult väga valus teema katustele, nagu Alo siin ütles, mina siin ütlesin, et haiget. Ja, et siin on hästi palju tegelikult mõttekohti, et me saame küll see maja energiaklassi sinna võib-olla nii-öelda numbrites väikseks, aga kas see kulutus, mis tuleb teha selle paigaldamiseks või ka hiljem ümberehitamiseks, kas see tegelikult toob seda raha tagasi, see on nagu suur küsimärk hetkel. Ja teine asi see, et Kesk-Euroopa inseneeria siin, kes tahavad tõlkida või kes tahavad, et me neid jagaksime niimoodi, et mida te siis konkreetselt tahate, et Kesk-Euroopa inseneeri ei ole Soome oma piirdetarvita oma, mis mahub mõnda raamatusse ära, siin võib-olla poolt riiulitäit ei olegi vaja, võib-olla veerand või kolmandik riiulitäit, et see katuse asjad kõik kokku võtta või vassaadi asjad ka sinna otsa. Kesk-Euroopa inseneeria seda on arendatud 7-80 aastat, võib-olla rohkem. Ainuüksi neid raamatuid, minul endal on neid vist 1,5-2 riiulitäit igasugust Kesk-Euroopa inseneeria asju. Proovige nüüd see ära tõlkida, võtke kas või ütleme need, mis elektrooniliselt on Google'i tõlkest, kes on eriala tunneb, selle on enam-vähem võimalik aru saada, aga nüüd kujutage ette kõike seda ära tõlkida, selleks peab olema kogu laev keerama ühte kurssi, selleks peab siis olema riiklikel organisatsioonidel tahtmine, erialaliitudel, teadusasutustel, kõigil peab olema tahtmine seda laeva pöörata. Aga kui meil siin nii riiklikud struktuurid kui teadusasutused, erialaliidud, kõik on rahulduvad Soome inseneeriaga, siis väikesel grupil siin entusiastidel seda laeva pöörata on peaaegu võimatu. See tuletas ühe asja mulle meelde, et üks Lääne-Euroopa tootja, kes nii-öelda tahab siin ka materjali müüa, siis kuna meie Eesti nõue on suhteliselt madal ehk TL2 nõue, mis on siis Soomest kopeeritud omal ajal ja me ei ole seda hetkel ära muutnud, siis põhimõtteliselt tootja keeldus tegema sellist materjali nii madala kvaliteediga, et tind oli, nende materjalid on tind vastavad, eks ole, ja siis oligi probleem, et ei ole materjali, mis konkureeriks Eesti turule, mis oleks nii odav, sisuliselt öeldes nii kehva, et vastaks Eesti nõuetele, et see on nagu reaalsus ja ma ütlen veel kord, et
standardinõuded on minimaalsed, et kes tahab teha vähegi paremini, siis vaadake standardinõuetest ikkagi kõrgemale. Bituumenrullmaterjali lihtsalt kvaliteetmaterjali ei ole võimalik toota 3,5–4,5 eurot ruutmeeter. Isegi Soome klassi materjalid, nagu ma mainisin, on 5,5, Lääne-Euroopa omad siin 7-8 eurot isegi ruutmeeter. Ja väga raske on näiteks Kesk-Euroopa inseneride inimestega, tegijatega rääkida, sellepärast nad ei saa aru, mis asjast me räägime. Et me küsime näiteks, kui tahetakse katuse katte külge panna, ma küsin, et mis nõuded on bituumenrullmaterjal. No nendel on elementaarne, TIN 18531, aga meil ei ole nendele vastavaid materjale. Nad ei kujuta ette, et meil olid siin alles pikroelastid ja piipolid 2015 hakkas alles see laev natuke muutuma, kui me esimese standardi välja andsime. Ja ka Vene Uniflexi tasemel materjalid, mida me tänase päevani massiliselt kasutame, need jäävad isegi Soome materjalidele maha, rääkimata Kesk-Euroopa materjalidele. Nad ei saa lihtsalt aru sellest, mida meil kõike osatakse kokku teha või mis odav lahendusi või terrassidel samamoodi. Nad ei saa aru, miks me niimoodi teeme, et miks te jandite, miks te leiutate jalgratast, kus on olemas igasugused asjad. Et väga raske on selles suhtes Kesk-Euroopaga suhelda. Ja see tuletas mulle ühe asja meelde, mis sa ka rääkisid just siin seoses nende paneeli lahendustega ja jalgade lahendustega, et just nimelt, et tegelikult isegi on see Kesk-Euroopa lahendus võetud, eks ole, ja on seal ka see kummimati isegi all, aga just nimelt see meie alumine katus on midagi muud ja see vajuvad need paneelijalad ikkagi sisse, et ma ka seda põhukuusalt puudutasin enda koolituses, aga just nimelt, et me nagu võtame õiged asjad, aga reaalsuses, kui me kõik selle kokku paneme, siis ta ei pruugi töötada, et sellega peab ikkagi arvestama, et ei saa võtta nii-öelda, et võtame midagi Lääne-Euroopast, midagi võtame meilt ja äkki paneme selle kokku, äkki töötab, et tihtipeale ei tööta, et teoreetiliselt võiks, aga praktikas selgub, et on probleemid, et see on ka tegelikkus. Kui me tänasel päeval proovime küllaltki nõrka Soome inseneeriat Ida-Euroopa turule toodetud materjalidega üles ehitada, et veel hullem on, kui me hakkame nüüd Kesk-Euroopa inseneeriat meie odav materjalide ja lahendustega tegema. Asi nüüd nii hull ei ole, ära ole nii negatiivne, oleme ikka positiivsed, et ma ei tea, kas äkki on kellegi küsimusi, et tõmbame vast otsad kokku siis, et ütleme Ehitusettevõtjate Liidule aitäh, et meid kutsusite siia. Loodame, et kõigil oli huvitav siin nende nädalate jooksul ja ma saan aru, et siin on plaanis sügisel teha uusi koolitusi uute huvitavate esinejatega. Ja, järgmiste kohtumisteni. Et küsimustega on see, et kõik küsimused on vastatavad, vastused on küsitavad. Aga aitäh teid kõigile kuulamast ja loodame, et saite midagi targemaks ja oskate midagi natukene ka paremini jälle teha. Okei, aga ma lähen teise poole lauda ja paneme otseülekande siis piduri peale.